Alustame käesoleva koosseisu viimast 51. Sillane linnavolikogu istungi. Soovin kõigile head meelt ja koosseisu valmidust tänase istungi. Istungil osaleb 15 volikogu liiget. Meie tänane külaline on Ida-Viru ettevõtluskeskuste koordinaator Riigi Aruanne Väga Meel. Aitäh! Tänane teistusel volikogu istungi. Päevakorra projektis on 20 punkti. Kas kellelgi on küsimusi päevakorra projektis? Märkusi, ettepanekuid ei ole, on hääletusele. Kes on päevakorra kinnitamise poolt, palun hääletada. Kõik on poolt. Kõik on poolt, oleme päevakorra kinnitamise. Esimene päevakorra punkt, informatsioon muudatuste kohta, Tüüne linna volikogu koosseis. Austatud kolleegid, teadan, et linna valimiskomisjoni otsusega on Aleksandra Jermakova volitused lõpetatud teoses tema 3 järjestikuse kuu uudistega volikogu istungitel. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, paragrahv 11. Mul on sellest väga kahju, aga seadus on seadus. Uuesti linnavolikogu liikmeks on määratud Jüri Meedik. Linnavolikogu valimistel 21. aastal Eestis, Keskerakonna Kiis ja sai 46. Tervitame uus linnavolikogu liiget. Teine päevakorra punkt. Riigi koordinaatorite koostöö ettekandjaks riigi koordinaator Katri Jalasele. Austatud volikogu liikmed, esimesel veebruaris volikogu otsustas koostöölepingu sõlmimise kasuks turismiklastriga, kes osutab linnale turismikoordinaatori teenust. Praegusel hetkel seisuga turismiklaster tahab lepinguperioodi pikendamist ja milleks seda on vaja, kuidas see mõjutab turismi arengut Sillamäe linnas ja regioonis tervikuna. Sellest kõigest saab turismikoordinaator ise rääkida Kadri Tamm. Tere kõigile! Aitäh, et Sillamäe linn on juba 3. perioodi turismiklastri partner. Ja kõigepealt siis miks taotleme lepingu pikendust. Meie leping kehtib 2024 kuni 2027 aastani. Aga on tekkinud väga hea võimalus kaasata uusi projektivahendeid aastani 2029. Programmi nimi on PEEK-programm ja sellega seoses turismiklaster peab hulgas Sillamäe esindaja osalemisel uuendab oma strateegiat ja tegevusplaani aastani 2029. Ja nüüd selleks, et saaksime projektiraha küsida, on meil tarvis pikendada ka partnerite lepinguid. Ehk siis pikendada 2028 ja 2029 juurde, lepingu pikkus oleks 2024 või 2029. Sest projektirahade juures on oma finantseering ja oma finantseering tulebki partnerite lepingutes. Aga siis võib-olla ma annan ülevaate lühidalt, et kuidas on praegu meie koostöö toimunud ja mida me oleme teinud Sillamäe jaoks. Selle turismiklastri partnerid on 50 umbes. 8 on omavalitsused, kõik Ida-Viru omavalitsused ja ta loodi juba 15 aastat tagasi ja eesmärk on
kasvatada turismi. Meil on väga hea turismipotentsiaal, võiks olla 2 korda rohkem turiste. Aga turistid ei tule võõrastesse tundmatustesse kohtadesse ja nad ei tunne Ida-Virumaad üldse hästi. Ja selle jaoks, et nad siia tuleks, peab tegema palju reklaami. Kui Eesti turistid on peamised turistid, nemad natuke neid teavad, siis Soome, kust tuleb Eesti põhiturist, nemad ei tea neid peaaegu üldse. Meil käib Ida-Virumaal 10 000 soomlast aastas ja see on 20 korda vähem kui näiteks Pärnus. Aga meil on, ma arvan, vähemalt 10 korda rohkem pakkuda kui Pärnus. Sest Pärnul on rand, linn, aga meil on palju rohkem huvitavaid turismiatraktsioone. Ehk siis meie eesmärk on 2-kordistada turismi ja selleks meil on selline pikk strateegia ja tegevusplaan, väga konkreetne. Turundus on meil peamine ja selles tabelis on üks näide, et mis siis need põhitegevused on ja on ka ära toodud, et see, kui teie panete oma raha sisse, kõik klaastripartnerid kokku me kogume umbes 100 000 eurot, siis projekti rahaga me kaasame sinna juurde 85%. Ja niimoodi me saame korraliku eelarve. Ja me töötame siis Eesti turule, Soome turule ja Läti turule peamiselt. Me teeme kampaaniaid, toome siia pressi ja mõjuisikuid ja toome siia reisikorraldusfirmasid ja toodame igasuguseid materjale. Nüüd mõned näited, mida me oleme siis teinud jaanuarist augustini 2025. Me oleme teinud 5 kampaaniat, teinud 15 sisuturundusprojekti, 30 artiklit, palju sotsiaalmeedia kajastusi. Oleme toonud Ida-Virumaale 11 reisikorraldajate pressireisi kokku, ehk siis siia 66 reisikorraldajat pressiisikut. Oleme käinud kõigil põhimessidel Tallinnas, Helsingis, Riias ja veel 15 üritusel, et näidata, kui äge koht on Ida-Virumaal. Meil on olemas oma sotsiaalmeediakanalid Eesti, Soome, venekeelsed ja lätikeelsed. Meil on ka olemas siis nende 5 keeles kaardid. Ja kokku me oleme nende kanalite kaudu suudame siis teha reklaami ligi 5 miljonile ulatusega aastas, mida on märkimisväärselt palju. Ja kui me vaatame seda Sillamäe, siis ausalt öelda minulegi üllatuseks. On Sillamäe väga tugev turismiobjekt linnana. Oma selle salastatud linna loo pärast. Et ta on nii unikaalne, et ta on üks meie 5 top-objektist kindlasti. Aga mida näitavad need numbrid, siis ma tõin slaidile näiteks, et teeme sellel aastal 11 reisikorraldajate ja mõjuisikute reisi, siis lausa 2 puhul me toome inimesed siia Sillamäele. Et te saate sama palju kasutama ära tegelikult oma erilise või kaasa loodust. Ja et me oleme oma turunduse materjalides kajastame neid praktiliselt 75% kordades, mis on ka nagu hästi suur ulatus või teistega võrreldes ikkagi väga palju viisid. Ja eelarves need 2 positsiooni juba tähendavad eelarves 77 400 eurot. Näite kampaaniast, et oleks natuke arusaadavam, et üks meie tööriist on siis kampaania, toome
palju tähelepanu mingitele kohtadele ja Sillamäe siis näite kampaanias osalemiseks on see, et te olete siis aktiivselt sees Soome turismi mõjuisiku Henna Smithile reisijuhis, mida jälgib 120 000 inimest, et tema tegi soomlastele eraldi loo Sillamäe. Meil oli selle aasta kevadel ka Eesti mõistes mega pressireis. Eesti turismis ei ole kunagi juhtunud sellist varem, et oli ühine pressireis, mida korraldasid Visit Estonia, Eesti riigiturismi juhtorganisatsioon, Visit Tallinn, Ida-Viru turismiklooster ja kõige suuremad laevafirmad Tallinna, Viking Line ja Ekerline. Ja seal oli 20 inimest gruppi, Soome ajakirjanikud, laevafirmad esindajad ja nad olid esimest korda enamikult Ida-Virumaal. Siin on üks foto, kus nad vaatavad kaks nende Ekerline ja üks mõjuisik vaatavad parasjagu mere puiesteed. Ja üks hea näide siin kajastusest siis ka, et kui vaadata seda artiklit, siis kohe päises on selline Sillamäe foto. Me saime selle reisi tulemusel 75 artiklist, tohikotsitust, sotsiaalmeedia vastutust kohtustik. Instagramis oli üle 100 story ja me olime tegelikult soomlastele huvitavamad kui Tallinn, sest reisireis oli Tallinn pluss Ida-Virumaa, sest me tegime koos seda. Ja mõned osalejatest tulid meile uuesti suvel ise külla oma perega, et tõesti see oli väga huvitav meile. Ja näiteks järgmine nädal tuleb siia Tallinn Silja oma äriklientidega, mis on hästi suur asi. Nad toovad suuri organisatsioone, seal näiteks Soome Post ja siis spordiliidud tulevad vaatama, et nad saaksid oma organisatsioonidel nii huvitava reisidega. Ja siin on ka siis näha, et meil on konkreetselt õnnestunud head kokkulepped, et me oleme nii palju huvitav, et reisikorraldajad võtavad ja teevad neid uusi reisipakette. Meil on koostöö 26 reisikorraldajaga välja kujunenud ja aastal oli juba 15 uut pakkumist täitsa uut ja siin on näha, et nad valmistavad neid ringreise, et siin on Sillamäe tavaliselt sees. Ehk siis põhimõtteliselt väga hea Sillamäe positsioon toob kindlasti sellised külalised sinna kohale. Oleme käinud, siis nagu ütlesin, kõiki suurtes mestidel ja siin on näha ka meie 3 keeles kanalid ja siin on näha ka see, et näiteks soome ja venekeelse kanalina on meil kaaned lihtsis Sillamäe merepuiesteel. Et Sillamäel on suur tulevik teil edaspidigi turismis. Aga siis 2026 aasta edasi on siis meil plaanis taotleda veel rahastust, nii et need oleks 2029. aastani olemas korralik eelarve, siis tegelikult me oleme selleks, et saada siis nii Lätist kui Soomest korralikku turistide arvu, me tahame neid ju kahekordistada, siis tuleb seal järjepidevalt korralikult investeerida, et tekiks see teadmine, et me oleme olemas ja et me tooks neid siia nii palju, et nad hakkavad ise reklaamima. Et veel on meil siin tulemas oktoobrikuus koostöös kõigi 8 omavalitsusega tähistame ära rekordpaigad, 3 tükki neist tulevad ka Sillamäele, tekib jälle lisapõhjus külastused. Ja ma arvan, et ei ole ka üldse vähe oluline, et Sillamäel osaleda aktiivne partner meil
klastrid, kus ta saab suhelda siis kõigi teiste aktiivsete ettevõtetega ja omavalitsustega ja meil toimub ristturundus, me soovitame üksteist ja see on kõigile kasulik, et siseturist ja lihtsalt kauemaks, hulkast siin rohkem, vahendeid saab rohkem elanud. Tänan tähelepanu eest. Tänan ettekande eest. Kas kellegi on siis? Ma soovisin, et kõigepealt siiralt tänada turismiklastrit ja Kadrit isiklikult selle eest, et nii palju külalisi on Eestis Sillamäe. Ja ka sellest, et tänu koostööle turismiklastriga meil on väga palju turismifestide sündinud. Aga küsimus mul on selles, et kas on teada juba mitu aastat Soome ja Läti piirkonna turud on siil, et milline on hetkel juba trend, et tendents kujunemas? No Soome turu pealt me näeme, et tõesti me eelmine aasta olime Eestis 2024 aasta võtta, eks. Numbrid on olemas, et Statistikaameti numbrite alusel me kasvasime 13%. Soome veid kasvasid ja see oli Eestis rekord. Meie piirkonnas on see kasv protsendina kõige suurem. Lihtsalt meil on see baas väike, eks ju, mida on vähe, aga me näeme, et see huvi kindlasti on tõusnud. Seda näitab ka esimesed 7 kuud, mis statistika olemas. Et trend on õige. Sellepärast me mõtleme, et on mõistlik edasi investeerida, et me murrame sellest karjääri. Mis veel? Kolleegid, võitsetegi on küsimus. Rohkem ei ole. Kas kellelgi on küsimusi või märkusi otsuse eelnõu kohta? Ei ole? On selles. Need on otsuse poolt, on käivad. Otsuse poolt on kõik volikogu liikmed. Kõik on otsuse. Aitäh, Kadri. Teie panus turismi arendamist on meie linna väga oluline. Aitäh teile. Suur tänu. Üks kommentaar, mis ma ise annaksin. Kui me saaksime Kotka Sillamäe sadama laevasini uuesti töösse, siis me hüppaks. Siis me teeksime ära mitte. Et kõik, mis on võimalik selle jaoks, järgmine nädal tuleb siia, et Kotka naisida. Et see oleks kõige projekt turismi kasvatamiseks. Aitäh! Ja koostöö! Aitäh! Kolmas päevakorrapunkt. Seere linna kasvatasime 25. aastal 30. veebruaril vastu. Ettekandja Katariina Tiiva-Konova, kaasettekandja rahanduskomisjoni. Lugupeetud linnavolikogu liikmed, linnavalitsus on kohtanud juba aasta 3. jaanuari eelnõu. Eelnõu üks andmed. Suurendada lasteaedades personalikulusid seoses protsessi ministrite muudatuste ja vastavalt alusharidustervisele. Sulgeda 3 asutuse tulus ja kulud esimesesse terve seisuga. Sillamäe kultuurikeskus, Sillamäe muusikakool, Sillamäe kooli ja noortekeskus kooli. Planeerida uue asutuse Sillamäe kultuuri- ja koolикeskus. Tulus ja kulud 4 kuuks. Sulgeda väljaspool koolu osutatava üldhooldusteenuse kulusid. See eesmärgil tekst ja rahaliste vahendite ümber jaotamine põhitegevuste kulude kohta. Toidusfondist arvastustatud tarbilised vahendid on planeeritud põhitegevuse tuludesse. 60 000 eurot toimetulekutoetust ja 105 eurot kultuurirändus. Vanelinna kool ja lasteaiakoolide asutus Loodus said majandustegevusest lisakulud. Põhitegevuse tuludesse tervikuna on planeeritud täiendavalt 110 332 eurot. Põhitegevuse kuludeks on planeeritud täiendavalt 123 932 eurot. Põhitegevuse tulud vähenevad 13 600 euro võrra. Investeerimistegevuse tuludesse planeeritakse täiendavalt
128 800 eurot. Sellise 8 hoonelüügi. Vahendeid on kavas kasutada sihtotstarbeliselt Sillamäe spordikompleksi jõusaali rajamiseks. Investeerimiskava veel üks lisapunkt. Meil kohti täna 7 hoone projekteerimine. Põhiprojekt planeeritakse summa 186 000 eurot. Lisakulud käitakse tulenevalt plaani vahenemisest punktide virukoostöö rekonstrueerimine. Kokkuvõttes vähenes investeerimistegevuse tulemus 13 600 euro võrra ja põhitegevuse tulemus vähenes sama summa võrra. Aitäh! Aitäh, annan sõna rakendamiskomisjoni esimehele Andrei Looma. Lugupeetud linnavolikogu liikmed ja linnavalitsuse rakenduskomisjon on otsustanud toetada linnaliidu eelarvet ja edastada liidu eelarvet linnavolikogude kinnistamiseks. Palun küsimusi. Ei ole. Annan teile kes on liidu eelarvet vastuvõtmise poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Kes on vastu? Ei ole. Erapooletuid? 3. 3. Enamus on poolt. 30 ära on vastu võetud. Nüüd päevakorrapunkt. Vastu vanna poolt käidava otse määrad eksitamine linna täidetud. Kas te teile rakenduskultuuri osakonna juhataja Anna Aana? Lugupeetud Sillamäe linnavolikogu liikmed. Linnavalitsus on ette valmistanud volikogu määruse eelnõu lapsevanema poolt kaetava osamäära kehtestamine Sillamäe linna lasteaedades. 1. septembril 2025 jõustus alusharidusseadus, mis asendas seni kehtinud koolieelse lasteasutuse seaduse. Koolieelse lasteasutuse seaduse alusel on kehtestatud Sillamäe linnavolikogu 17. detsembri 2015. aasta määrus number 46 lapsevanema poolt kaetava osamäära kehtestamine Sillamäe linna koolieelsetes lasteasutustes. Mis on hetkel kehtib? Käesoleva määruse eelnõu on eesmärgiga koostatud, et hetkel kehtiv määrus viia kooskõlla alusharidusseadusega. Eelnõusse on sisse viidud mõned vormilised täpsustused, osalustasu põhimõtteid võrreldes hetkel kehtiva määrusega ei muudeta, vanema poolt kaetava kohatasu määra ei muudeta ja see on ikka jätkuvalt 5,5% kalendriaastal kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palgaalamäärast 1 kuus lapse kohta. Alusharidusseadus kohustab kohalikku omavalitsust kõiki alusharidust reguleerivaid õigusakte vastavusse viima hiljemalt 2026. aasta 31. detsembriks. Aitäh! Aitäh, ettekande palju küsimusi. Küsimus lihtsalt selle määruse kohta, vaid selle kohta, et osa volikogu liikmetena on jõudnud selline info, et osade lastevanemate puhul on teatud rahulolematus sellega, et nad ei soovi kasutada võõrateenust sellisena, nagu on Rupilinnas, aga maksavad nad ikka. Linnavalitsuse kultuuriosakond on sellest teadlik ja kas te pakute mingit lahendust selle? Tegelikult juba eelmises praegu kehtivas määruses ja ka uues määruses on paragrahv 2 lõige 4 sees, et vanemale, kelle laps käib käesoleva paragrahvi lõike punkt 1 punktis lasteaedades Rukiliini või Päikseke ja siis, kui nad ei saa kujumisteenust sõltuvalt sellest, et lasteaed ei suuda seda võimaldada, siis nad maksavad 5% osalustasud, mitte 5,5%.
aga tähendab probleem on ju selles, et laste iseenesest ju võimaldab seda. Aga kuna vanem ei soovi seda, siis ilmselt sel juhul, kui ta ei soovi, siis ei vähendata. Ei soovi mida täpselt? Ei soovi ujumist. Ujuda ei soovi. Siis ei vähendata? Siis ei vähendata, kui ta omal soovil loobub sellest. Aga kui tal on olemas arsti tõend, et laps ei saa ujumus käia, siis vähendatakse. Ei, sellest ma saan aru, aga te olete ju üldiselt kursis, et probleem on tingitud sellest, et see ujula kasutab teises majas. See on lasteaia korraldatud. Et kenasti lasteaia õpetajad, abiõpetajad viivad lapsed siit Majakovskis täna 8 kenasti Gagarini tänavasse, ujulasse ja seal saab lapsevanem järele tulla lapsele. Meieni linnavalitsusse ei ole tulnud ühtki selle sisulist kaebust, ei suulist ega kirjalikku. Et te tahate sellega öelda, et te ei ole sellega kursis? Millega ma ei ole kursis? Et ma oma küsimuse alguses küsisin, et selline rahul olemas on... Seda lapsevanemat nii nagu mõtlesin, et lapsevanemat ei ole linnavalitsusele seda kirjalikult ega suuliselt väljendanud. Ilma on olnud arutelud lasteaedruki hoolekogus, kus hoolekogu on andnud oma heakskiidu praegu korraldatud ujumisteenuse kasutamiseks. Selge. Kas on küsis ja märkusi, et pannud ei ole pannud hääletusele. Kes on otsuse poolt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ja 17. 17. Jah, 17. Kes on poolt? Kes on vastu? Vastu ei ole. 1. Enamus on poolt, vastu ei. Nii on riiklik kasutusõiguse termine Anna Tänak, Vilkak, austatud volikogu liikmed, Viru elektrivõrgu osaühing administreerib oma elektrivõrku ja selle raames kaotatakse 3 alajaama, likvideeritakse 1 õhuliin ja rajatakse uued elektripaigaldused. Ja antud juhul tegemist on Ranna Tänak Velkus 2 kinnistuga, kus kasutusõiguse ala on 123 ruutmeetrit ja ettepanek seal isiklik kasutusõigus Viru elektrivõrgu osaühingu kasuks tasuta. Aga küsimusi? Ei ole. Kes on otsuse poolt palun hääletada? Kõik on poolt, jah. Otsus on vastu võetud. Otsustaja korra punkt. Riigikogu kasutusõiguse termine Ranna Tänak 29 päev. Tegemist on sama projektiga, seekord kasutusõiguse ala on 116 meetrit ja ettepanek seada isiklik kasutusõigus. Palun küsimusi? Ei ole. Kes on otsuse poolt palun hääletada? Kõik on poolt. Kõik on poolt, otsus on vastu. 7. korra punkt. Riigikogu kasutusõiguse termine Ranna Tänak 31 päev. Nimetatud teisevõrkude kasutusõiguse ala on 137 ruutmeetrit, palun seada isiklik kasutusõigus. Palun küsimusi? Ei ole. Esindaja korra, kes on otsuse poolt palun hääletada? Kõik on poolt. Kõik on poolt, otsus on võetud. 8. korra punkt. Riigikogu kasutusõiguse termine Ranna Tänak 3.
Küsimuse sisu on sama, erinevus seisneb kasutusõiguse ulatuses, seekord on tunduvalt suurem 537 ruutmeetrit. On seda tehtud kasutusõigus. Palju küsimusi? Ja, kes on selle poolt, palun selgitada? Kõik on poolt. Kõik on poolt, otsus on vastu võetud. Teiseks päevakorrapunkt. Isikliku kasutusõiguse seadmine. Ranna üldmaa. Ranna üldmaa kinnistu moodustab kasutusõigusala 307 ruutmeetrit. On seda tehtud kasutusõigus. Palju küsimusi? Ei ole, kes on teie kord, kes on otsuste kord? Kõik on poolt. Nüüd päevakorrapunkt. Isikliku kasutusõiguse seadmine. Ranna tänav 23. Nimetatud kinnistul on kasutusõiguse ala 126 ruutmeetrit. Palju küsimusi? Ei ole, kes on otsuste poolt? Jällegi kõik on poolt. Kõik on poolt, otsus on vastu võetud. 11. päevakorrapunkt. Isikliku kasutusõiguse seadmine. Kalve Tänak, L2. Kalve Tänak L2 kinnistul tahetakse kasutusõiguse ulatust 124 ruutmeetrit. Palju küsimusi? Ei ole, kes on otsuste poolt? Kõik on poolt. Kõik on poolt, otsus on vastu võetud. 11. päevakorrapunkt. Isikliku kasutusõiguse seadmine. Kalve Tänak, L2. Nimetatud kasutusõigus tahetakse kaugus noortekeskuse territooriumil ja kasutusõiguse ala 81 ruutmeetrit. Palju küsimusi? Ei ole, kes on otsuste poolt? Kõik on poolt. Kõik on poolt, otsus on vastu võetud. 13. päevakorrapunkt. Isikliku kasutusõiguse seadmine. Määrib Unistajal. Antud juhul tööd toimuvad ka meie merepuiesteel ja hoolikalt jälgime, et see ala oleks nõuete kohaselt taastatud pärast tööle teostamist ja kasutusõiguse ala on 66 ruutmeetrit. Palju küsimusi? Ei ole, kes on poolt? Kõik on poolt. Kõik on poolt, otsus on vastu võetud. 14. päevakorrapunkt. Isikliku kasutusõiguse seadmine. Linnapark. Linnaparkis puudutab kõige vähem kasutusõiguse ala, ainult 32 ruutmeetrit. Palju küsimusi? Ei ole, kes on otsuste poolt? Kõik on poolt. Kõik on poolt, otsus on vastu võetud. 14. päevakorrapunkt. Isikliku kasutusõiguse seadmine. Noorte L2. Noorte L2 asub Aargus noortekeskuse taga ja kasutusõiguse ala on 62 ruutmeetrit. Palju küsimusi? Ei ole, kes on otsuste poolt? Kõik on poolt. Kõik on poolt, otsus on vastu võetud. 15. päevakorrapunkt. Riigihanke korraldamiseks lahendamine kompleks turvateel. Austatud volikogu liikmed, kehtib leping kompleks turvateenuste osutamiseks lõpeb detsembri lõpul, käesoleva aasta detsembri lõpul ja oleme teid luba korraldada uus hange, mille sisuks on kompleks turvateenuse osutamise jätkamine, mis seisneb lülitatud valvest meie majas ja tehnilisest valvest lisaks meie hoonele, mille kasutusest jällehangel koondab tühjaks saanud hoone 825 801 saab. Kas keegi on küsimus? Ei ole, palun hääletusele, kes on otsuse poolt? Kõik on poolt. Kõik on poolt, otsus on vastu. 17. päevakorrapunkt. Riigihanke korraldamiseks lahendamine üle linna territooriumi hooldamine ja puhastamine. Lugupeetud volikogu liikmed, seekord on meil kehtimas 3-aastane leping linna territooriumi hooldamiseks ja puhastamiseks. Leping lõpeb järgmise aasta veebruari lõpul ja eesmärgiks on sõlmida uus leping 3 aastaks. Järgmise aasta märtsist kuni
29. aasta veebruari lõpuni. Eeldatav maksumus on 3 323 000 eurot, mis on praeguses hinnast suurem, 20% suurem. Küsimus. Mis kes on otsuste poolt? Kõik on poolt. Kõik on poolt, otsus on vastu võetud. Siis korrapunkt. Linnavaevude, austatud volikogu liikmed, sellel aadressil tegutseb meie raamatukogu Lilja, aga üsna hea Lilja kolib hariduseks 21 ruumidesse ja selleks oli korraldatud ruumide remont meie kogukonna keskuses ja loodame, et enne kütteperioodi algusest raamatukogu hakkab tegutsema juba uutes ruumides. Kuna hoone langeb kasutusest välja, linnale seda hoonet vaja ei ole, hoone vajab remonti ja lisaks sellele kehtib meil Päästeameti ettekirjutus, mille täitmine on pikendatud käesoleva aasta lõpuni ja seotud sellega, et hoonesse tuleb tekitada tuletõrke sektsioonid, tööde maksumus ca 50 000 kuni 80 000 oleneb hanke tulemusest. Me näeme, et sellist vajadust praegu ei ole, samal ajal kui hoone jääb tühjaks, inimesed ei kasuta, otstarbekam selle kinnistut maha müüa. Ja selleks me palume luba, et saame teada viisas ja tuleväärtuse selle alusel juba pandemiidest. Aitäh! Aitäh! Kalle küsimus? Teada need ettekirjutused, mis täpselt vaja on? Ettekirjutuse täitmiseks minu vaja? Ainult, et saab muud remonti olla? No, muude remontide osas on küll vajadused olemas, hoone näeb ilusti väljastada, sees on kõik need tehnikavõrgud vanemad ja ilmus pole kunagi neid remontinud. Fassaad on korda tehtud, aknad peale vahetatud, aga ülejäänud asjad vajavad kindlasti remonti ja see on pigem uue omaniku kohustus. Rohkem ei ole. Kes on otsuse pool? 1, 2, 3. Aha. Ma näen, et kõik on poolt, jah? Ei ole kõik poolt, kes ei ole poolt? Erapoolid. Aha, erapooletud. Enamus on poolt. 11. korrapunkt. Jaoskonna komisjoni moodustamine Sa tahad, austatud volikogu liikmed, meil kõigile teada on 19. oktoobril on meil valimised, volikogu valimised ja hääletamise läbiviimiseks on meil vaja vastavalt seadusele moodustada 2 jaoskonna komisjoni ja nende liikmed nimetada ütleb seadus. Nii et siis teen ettepaneku nimetada vastavalt Eesti nimekirjale komisjonide esimehed, liikmed ja asendusliikmed. Palju küsimusi. Ja on keeles, kes on otsuse pool? kõik on poolt, on meil hääletamata. Kõik on poolt? Jah, välja arvatud Anton. Otsus on vastu võetud. 10. päevakorrapunkt. Lugupeetud kolleegid, kallid sõbrad, me teame istung hakkab lihtama. 4 aasta jooksul oleme teinud koos, lähendatud linna küsimusi ja püüdnud kõik, mis võimalik linna elamisega. Mõned asjad on meil hästi õnnestunud, teised mitte nii hästi. Näitab, on arvanud, et keeda oli rohkem. Suhtame kõigile, positsioon ja otse. Aitäh linnavolikogu, linnavalitsuse liikmetele, personaalsuste ja töötuste. Me eelmine nädaline linnavolikogu nõunik Sille Kuks on alati meie kõrval olnud ja alati meid aidanud suurt tänu teile.
meie linnavolikogu istungite püsiosaleja Alexis Vaneski Eesti toimetaja Liisi Tomatšova, kes on meid alati kajastanud. Aitäh teile! Head kolleegid, tean, et peaaegu kõik teist lähevad sel aastal uuesti valimistele. Oma kogumuse põhjal võin öelda, et umbes 2/3 teist käitub uudse volikogu koosseisu. Soovin kõigile edu valimistel. Meile, keda uuest volikogu koosseisus ei näe, edu edaspidiseks eluks. Ning palju õnne ja aitäh, mul on kõik. Скажу по-русски все-таки, то родной язык бывает, все меньше спрашивают. Дорогие друзья, 4 года мы работали вместе в этом зале, в комиссиях, решали различные вопросы. Делали это как умели, в силу своих способностей, знаний, умений. Что-то хорошо получалось, что-то может похуже. Время покажет, но думаю, что все-таки хороших решений было больше. Спасибо всем за работу, особое спасибо городскому управлению за профессионализм, за умение идти на компромиссы. Конечно, наш главный помощник был у вас Сирли Купш, которая всегда была рядом, всегда помогала. Нам спасибо ей. Отдельное спасибо также редактору газеты «Самарский вестник» Лидии Толмачевой, который все это время был с нами на всех заседаниях и освещала их на странице своей газеты. Знаю, что практически все вы вновь идете на выборы. По своему опыту скажу, что примерно 2/3 этого состава пройдет следующий состав. Так было примерно всегда. Поэтому желаю всем удачи на выборах, а тому, кого никто не попадет в новый состав, желаю удачи в дальнейшей жизни, счастья, мирного неба, все такое прочее. Võib-olla toi kõnnatea öelda midagi, mõned toivad sõnad volikogu aadressi. Teie lauad, meie laua poole. Kindlasti täname võimaluse eest ja avaldame tänu volikogule ja kõikidele volikogu komisjonidele, et on olnud väga konstruktiivne koostöö. Selle 4 aasta jooksul me oleme vaadanud läbi ja otsustanud päris palju erinevaid linnaelu küsimusi, mis on olnud väga olulised. Komisjonid ja volikogu on teinud meie suunal konstruktiivset kriitikat, väga õiglased ettepanekud, väga nõudlik töö. Täname selle eest ja soovime ka omalt poolt teile edu valimistel. Aitäh! Lugupeetud kolleegid,